Tere! See lühivideo annab ülevaate, mida me selles lisas käsitleme. Võrdleme inglise keele ja hispaania keele sõnu, sest sõnade ja tähenduste kattuvust ja sarnasust saab väga edukalt keeleõppes ära kasutada. Selles lisas toodud materjalid ei ole otseselt seotud mitte ühegi konkreetse keeletasemega, aga on väga soovituslik kõikidele meie ükskõik mis taseme kursustel õppijatele. Kui juba oskate inglise keelt, siis ka hispaania keele õppimine saab olla palju lihtsam ja edukam. On mitmeid põhjuseid, miks paljud inglise ja hispaania keelsed sõnad on samad või sarnased. Osadel sõnadel on ühisjuured. Mõned sõnad on ladina keele päritolu, mis on edasi arenenud paralleelselt mõlemas keeles. Näiteks ladinakeelsest kapitalist sõnast on tulnud kapitaal, mis on nii inglise kui hispaania keeles kasutusel. Animaalist sõnast animaal ja nii edasi. Ühisjuurtega sõnu on tohutult palju. Inglise keel on oluliselt mõjutanud rahvusvahelist sõnavara, eriti teaduslikke, meditsiinilisi, tehnilisi ja kultuurilisi termineid. Need on tänapäevased laensõnad ja hispaania keel kasutab neid muutmata kujul. Sellised sõnad on näiteks internet, marketing ja neid on tegelikult vägagi palju. Tehnoloogias, teaduses, meditsiinis, muusikas ja spordis on kujunenud sõnu, mis on universaalsed. Näiteks viirus, diabetes ja neid on terve rida veel. Kuidas siis selliste sõnadega keeleõpet kiirendada? Oleme selles lisas jaganud sõnad 4 põhigruppi. Esiteks, sama kirjapildiga sama tähenduslikud sõnad. Need on keeleõppeks parimad. Alustama peaks just nendest ja ka meil on nende nimekiri kõige alguses ära toodud. Sel juhul ei pea isegi uut sõna õppima. Tavaliselt erineb vaid hääldus. Nende sõnadega on lugemis-, arusaamis- ja kirjutamisoskust võimalik kiiresti arendada. Näitena on toodud 2 sõna, mis kirjutatakse nii inglise kui hispaania keeles ühtemoodi ja tähendused on samuti samad. Teiseks on olemas ka sama kirjapildi, kuid erineva tähendusega sõnad, mida on oluline teada, et tekstidest mitte valesti aru saada. Järgmisena leiategi ka nende nimekirja. Tegelikult on neid väga vähe ja kui näete või kuulete hispaania keeles inglisekeelset tuttavat sõna, siis on väga tõenäoline, et need on ikkagi sama tähenduslikud. Siin on toodud 2 näidet, kus sõnad kirjutatakse inglise ja hispaania keeles ühtemoodi, aga tähendused on erinevad. Kolmandaks leidub ka mõningaid sarnase kirjapildiga eritähenduslikke sõnu. Neid on jällegi suhteliselt vähe ja väga tähtis on neid ka teada. Vasakul pool on toodud inglise keele ja paremal pool hispaania keele näited. Inglise ja hispaania keelsed sõnad on omavahel sarnased, aga tähendused on erinevad. Neljandaks ja viimaseks on toodud sõnad, mis on kirjapildit väga sarnased ja neil on sama tähendus. Nii on imelihtne uusi sõnu meelde jätta. Oleme toonud sellised sõnad lausa teemade kaupa, sest neid on tõesti palju. Näiteks sõnad klassikaline ja huvitav on inglise kui hispaania keeles sarnased. Vasakul pool on toodud ingliskeelne sõna ja paremal pool hispaaniakeelne sõna. Selles lisamaterjalis on põhjalikult välja toodud kõik need 4 sõnade gruppi pikkade nimekirjadega, mis on samuti allalaadimiseks olemas. Mainisin juba, et sarnaste sõnade nimekirjad on toodud teemade kaupa ja need kõik saab ka alla laadida. Siin on toodud ka teemade nimekiri, kokku on neid 20. Soovi korral peatage video
ja lugege need ise läbi. Selles lisas toon ka ära erinevad tüüpilised sõnalõppude muutumised, mis reeglina kehtivad, kui sõnad on ladina päritolu. Vaatame mõne ka näiteks. Kui inglise keeles on sõnal tion lõpp, siis hispaania keeles see muutub thion lõpuks. Näited on nación ja información. Ma ei hakka siia neid rohkem kirja panema, sest neid on tõesti palju. Inglise keele sõnade ik lõpp muutub vastavalt soole, iko, ika. Näited economico, publico. Hispaania keeles sõna lõpp ei saa lõppeda C-tähega, vaid lisandub O-täht. Hispaaniakeelsetel sõnadel on ka rõhumärk. Ingliskeelsete sõnade li lõpp muutub hispaania keeles mente lõpuks. Näited normalmente, simplemente. Ja ble lõpu puhul on sama kirjapilt. See tähendab ka hispaaniakeelsetel sõnadel jääb sama ble sõna lõpp. Näited on terrible ja flexible. On üks erand ja see on sõna possible, mis hispaania keeles kirjutatakse ühe S-tähega. Sõnalõppude muutumised on iseloomulikud nii nimisõnadele, määrsõnadele, omadussõnadele kui ka tegusõnadele ja nii edasi. Vaatasime neist vaid 4. Tegelikult on meil selles lisas ära toodud 23 erinevat sõnalõppu muutumise võimalust, kui võrrelda inglise ja hispaania keelt. Iga lõpu kohta on toodud hulganisti näiteid ja kõik need on ka olemas allalaadimiseks. Selle lisa kõige põnevam osa on kindlasti 100 lauset sarnaste sõnadega. Kõik need on tõlgitud ka eesti keelde ja kuulata saab hispaaniakeelset lauset. Kuidas see kõik välja näeb? See näide on üks lause 100. Kõigepealt on toodud inglisekeelne lause. Selle all hispaaniakeelne lause audionupuga selle kuulamiseks. Lausetes on võimalikult palju sarnaseid sõnu. Kui oskate inglise keelt, siis saate ka enam-vähem hispaaniakeelsest lausest aru. Sarnased sõnad on märgistatud tumedamalt. Eestikeelne tõlge on peidus nupu all, et kohe pole nähtav, aga vajadusel saab seda lahti ja kinni klikkida. Kuna inglise ja hispaania keelel on päris suur ühisosa, siis kõiki meie poolt toodud sõnu saab keeleõppes kasutada sõnavara kiiremaks suurendamiseks, võõraste tekstide mõistmiseks ja loomulikult lugemis- ja kirjutamisoskuse harjutamiseks. Lõppkokkuvõtteks võin öelda, et kui olete juba inglise keele põhisõnavaraga tuttav, siis hispaania keele õppimine saab olema palju lihtsam ja mitu korda kiirem. Täpsustan veel, et kõik selles lisas toodud sõnad on olemas õpikeskkonnas allalaetavate PDF-failidena. Seega on teil hea võimalus need välja printida ja sõnu vastavalt soovile eri värvidega märgistada, enne uinumist üle sirvida ja nii edasi. Soovime teile edu inglise ja hispaania keele sarnasuste avastamisel, et uus keel kiiremini ja kergemini selgeks saaks. Kohtumiseni!